20 punkti ülesanne väidetavalt ju siia on siis palju ülesande tüüpe sisse poogitud. Torni alumine osa on ruudukujulise põhjaga ristahukas ja ülemine osa on korrapärane püramiid. Torni tippu ja teineteise vastas asetsevate põhiservade keskpunkte läbiva lõike. Ümbermõõt on 90 meetrit. Lõike ülemine osa on võrdkülgne kolmnurk. Tehke joonis. Tuleb leida põhiserva pikkus, mille korral torni ruumala on maksimaalne. Õpilane on teinud sellise joonise, mis tundub täitsa korrektne olevat, on võtnud põhiserva pikkuseks A ja külgserva pikkuseks B ja on lisanud. Ülesande tekst on segane, saan aru, mis kujundiga tegemist on, kuid mida tähendab leidka põhiserva pikkus, mille korral torni ruumala on maksimaalne. Ei saa sellest tekstist aru, kuidas üldse põhiserva leida, kui on ainult teada lõike ümbermõõt. Kuidas siis seda teha? 20 punkti, järelikult tegemist võib olla palju. Et oleks mõnusam teha, lülitan siis ruudustikku. Siia saab paremini visandada. Ja lähebki tegemiseks. Tumedad jooned teen sellised, mis on näha ja heledad, mida ei peaks näha olema. Alustan püramiidist, näiteks siit ülevalt. Nii paneks 1, 2, 3 näiteks siiani või mitte. Ta peaks olema võrdkülgsene, ta võiks välja paista vähemalt. Okei, ma tõmban siia selle. Ja teisele poole siis ka või ma see siia panen, siis ta ei paista hästi välja. No hea küll, las ta olla. Niimoodi ja niimoodi. Ja siis siia alla ristahuka, külg. Nii. Nüüd natukene perspektiivi. Ma tundub, et ma selle tipu panin natukene valesse kohta. Ja. Tipp on ikka räigelt vales kohas. Nii ja niimoodi saab seda ju liigutada. Kuhu ma selle siis nüüd liigutan? Peaks olema mingisugune keskmine koht täitsa. Okei, ma teen selle lõike võib-olla ka sinna keskele ära, siis on parem näha. Lõike niipidi. Või siis tagumised jooned, mis ei paista läbi. Kui sul erinevaid värve ei ole, tee need punktiirjoonega. Ja kuskil nüüd see ristlõige, teeks selle üldse kollase. Ja püramiidi tipp peaks olema siis ristlõike keskosast. Kui muidu on 1, 2, 3, 4 paaris ruutu, siis siin on 1, 2
seega ta peaks siia välja tulema. Vot nii. Ja nüüd see ka. Nüüd tundub olevat korralikum veel jooni. Ja ainult üks joon veel teha. Ja nüüd veel ristlõike jooned. Vot nii. Vot selline asjandus. Ja nüüd võiks siia juurde lisada tähistusi, et kas ma kirjutada saan küll, natukene jämedamalt. No ma tähistan ka A, siis on see ka A ja kuna tegemist on korrapärase püramiidiga, seda ma nüüd ei tea, kas see on A. Aga ma tean, et kollaselt peaks midagi siin A-ga märkima. See on siin A. Ja see on ka A. See apoteem, mis siin kõrvalt paistab. Ja selle külgserva võiks tähistada siis B-ga. No nüüd üks joonis võiks valmis olla. Aga ma tahaks siia kõrvale teha veel ühe joonise. Teen selle natukene oranži. Teen külgvaate sellest lõikest. Ja siia päris kõrvale. Näiteks siit. Mitte sellega, vaid ikka sirgjoonega. 1, 2, 3, 4. Jälle ma unustasin ära, et see on ju liiga lai niimoodi. Ja küll uuesti. Vale koht. 1, 2, 3, 4. Ja alla ka. Juhtumisi mul tekkis siia ruut, aga see ei pea üldse ruut olema. Ja palju see kõrgus siin siis võiks olla? Mitu ruuta? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kuidagi niimoodi siis. See oleks siis ristlõike külgvaade. Ja siia ka need tähistused juurde. Et see on A. Ja see on ka siis A. Ja kuna tegemist on võrdkülgse kolmnurgaga, siin on öeldud lõike ülemine osa on võrdkülgne kolmnurk, siis siin on kõik küljed A-d. Ja kõrgused on B-d. Ja see on siis see ristlõige nüüd. Eks paistab, kas veel midagi vaja läheb. Ja meil on teada, mis asi nüüd, et selle lõike ümbermõõt on 90 meetrit. See tähendab siis, et A plus B plus A plus B plus A on 90 meetrit. Kirjutan selle siia kõrvale välja ka. Palju need A-sid tuleb? 3 A-d. 3 A-d pluss 2 B-d on kokku
90. Praegu ühikut ei pane siia, et oleks võimalikult lihtne arvutuskäik. See on üks võrrand, aga see on kahe tundmatuga võrrand, seega me siit otse ei saa väita, milline on A ja milline on B. Mida meil oleks nüüd vaja? On vaja leida põhiserva pikkus ehk siis A, mille kõrval torni ruumala on maksimaalne. Meil oleks vaja teada torni ruumala valemit, sest torni ruumala peaks siis olema funktsioon A-st. Sellest ülemisest me saaksime avaldada B. Aga las see praegu olla. Ma kirjutan siia kõrvale torni ruumala valemi. Kõigepealt see ristahukas on see põhjapindala. Võime siia alla selle. Selle suure S-tähega. See on siis sellise asja pindala. Antud juhul A ruut ehk põhjapindala korda kõrgus. A ruudus korda B. Ja kast ümber. Ei, mis asja ma nüüd siia kirjutan? See on ju, see peab olema hoopis ruumala. Ma panen selle veits allapoole. Selle asjanduse ruumala on A ruudus korda B. Põhjapindala korda kõrgus. Ja teine valem veel, selle ülemise, selle püramiidi pindala, korrapärase püramiidi ruumala on siia meenutaks ruumala on püramiidi põhjapindala, antud juhul siis A ruut korda, nüüd on üks asi, mida mul praegu ei olegi siia märgitud, ma panen selle tähistusega siia, et oleks selge, millest jutt on. Nimelt on vaja selle püramiidi kõrgust. Nii see on. Oi, jälle liiga lai. Püramiidi kõrguse siia. No okei. Ja selle võiks kuidagi teistmoodi tähistada. Noh, A, B, C, D, E, F näiteks. Tähistaks selle F-iga. Ja nüüd on jälle vaja rohkem joonepaksust. Nii, see on F, see kõrgus. Ja nüüd saab siia valemisse selle ära kirjutada korda kõrgus jagatud 3-ga. Ehk siis põhjapindala korda kõrgus jagatud 3-ga. Ja kast ümber, sest see on valem. Ja kogu torni ruumala on siis need kaks asja kokku. Selle võib ka siia ära kirjutada mingi eraldi värviga. Nii, panen siia kogu
kogu ruumala on siis A ruut B pluss A ruut korda F jagatud 3-ga. Sellest F'ist me saame väga kergesti lahti, sest me saame selle Pythagorase teoreemi järgi ju välja arvutada. Nii, kuidas seda teha? F on A ruut miinus A jagatud 2-ga ruut, eks ole. Ja sellest kõigest ruutjuur. Sest A on täisnurkse kolmnurga hüpotenuus ja kuna tegemist on võrdkülgse kolmnurgaga, siis kolmnurga alusest pool on pool A-d. Ja siia võiks teha tähistuse ka, et see on täisnurkne kolmnurk. No ja siinpool ka muidugi. Ja need on ka kõik täisnurgad siin. Ja nüüd edasi. Siin on siis A ruut miinus A ruut jagatud 4-ga ja sellest ruutjuur. 4 A ruut neljandikku miinus A ruut neljandikku on 3 A ruut neljandikku. Ehk siis ruutjuur 3-st korda A jagatud 2-ga. See on F. Et F on nüüd teada. Ruutjuur 3-st korda A jagatud 2-ga. Ja nüüd me saame siia ruumala valemisse selle asendada. Seega V võrdub nüüd A ruut korda B pluss A ruut korda ruutjuur 3-st korda A jagatud, või kirjutame siis kõik välja juba, jagatud 3 korda 2. Ja selle saab lihtsustada. A ruut korda B pluss jälle tuleb 6, ruutjuur 3-st 6-ga ja mis täht sinna veel tuleb A kuubis. Nüüd on ruumala valem välja kirjutatud. Ja mis sellega siis nüüd edasi teha? Meil oleks vaja, et see ruumala oleks maksimaalne. Ruumala võiks olla funktsioon millestki. Me saaksime selle B asendada, sest meil oli alguses välja kirjutatud, et 3 A-d ja 2 B-d on kokku 90. Sealt ma nüüd avaldan B, et ma saaksin selle B siia sinisesse valemisse asendada. Kui ma seda teen, siis ma saan, et 2 korda B võrdub 90 miinus 3 A-d, millest siis järeldub, et B on 90 miinus 3 A-d jagatud 2-ga.
ja nüüd me saame ruumala valemisse selle asendada ja siis on meil siin paremal pool võrdusmärki ainult A tundmatuna. Seega ruumala, ma hakkan siit eespoolt nüüd pihta, võrdub A ruut korda 90 miinus 3A-d jagatud 2-ga pluss ruutjuur 3-st korda A kuubis jagatud 6-ga. 2 harilikku murdusin, seda saaks lihtsustada seda avaldist. Kõigepealt korrutaks A ruuduga läbi esimese liidetava. Saame 90 A ruut miinus 3A kuubis ja see on siis jagatud 2-ga ja teine liidetav on endiselt ruutjuur 3-st korda A kuubis jagatud 6-ga. Murujooned vahele ja läheb edasi. Nii, nüüd ühine nimetaja on 6. Esimesele tuleb laiendajaks 3. 3 korda 90 on 270 korda A ruut miinus 9A kuup. Ja teisest murust ruutjuur 3-st A kuup. Kas me siin saame midagi taandada? Väga vist ei saa. No muidugi, kui me ei taha ruutjuur 3-ga läbi hakata korrutama, aga seal pole mõtet praegu. See on selline päris huvitav asi nüüd, mis me saime. See on ruumala funktsioon A-st. Ja kui me mõtleme nüüd funktsiooni uurimise peale, siis funktsiooni maksimum asub seal, kus selle funktsiooni tuletis on võrdne 0-ga. No ekstreemum asub seal. Üks on miinimum, teine on maksimum. Ja nüüd meil tuleks siis võtta sellest ruumalast tuletis. Huvitav, mitu punkti meil siin juba käes on 20-st. Nüüd võiks tuletise võtta, mis värvi tuletise teeme. Lilla. Nii, tuletis. No siin on nii palju neid asju. Ma mõtlen, et äkki kasutaks neid kordajatena 276 korda A ruut miinus 3 kahendikku A kuup pluss ruutjuur 3-st 6-ga A kuup. Jah, nii teemegi. Seega esimene oleks siis 270, see jagub ju 546-ga. 546 on 90. Seega 90 korda A ruut miinus, ei, mitte A ruut,
lihtsalt A. Miinus 3 korda 9 on 27, 27 ja 6 suhtuvad nagu 9 ja 2. Ja seega siis 9 ja 2. 9 kahendikku korda A ruudus. Pluss 3 ruutjuur 3-st jagatud 6-ga, see on ruutjuur 3-st 2-ga. Korda A ruut. Ja see võrdub, kas ta üldse võrdub midagi, siin on meil mõtet siin midagi kokku liita. No me saaksime, oleks need A ruudud siis kõigepealt kokku äkki. Ühine nimetaja on 2. Seega ruutjuur 3 miinus 9. Kahendikku A ruutu. Pluss 90 A-d. Läks õigesti, jah? See on nüüd tuletis. Ja väga hea, et meile siia see A ruudus jäi. Sest nüüd me saame lahendada ruutvõrrandi. Nüüd tuleb see panna võrduma nulliga. Üks selle hele sinise. Ja siin hakkab ruum otsa saama vasakult poolt pihta. Aga ma võtan griidi ära, siis see griid natukene häirib mind praegu. Niisiis, ruutjuur 3 miinus 9 jagatud 2-ga korda A ruut pluss 90 A on võrdne nulliga. Ühtegi vaba liiget ei ole. Seega saab võtta A sulgude ette. Siis jääb sulgude sisse ruutjuur 3-st miinus 9 jagatud 2-ga korda A pluss 90. On võrdne nulliga. Korrutis on 0, kui vähemalt üks teguritest on 0. Seega me saame siin öelda ka, et A on 0, aga seda ei ole antud juhul mõtet isegi välja kirjutada, sellepärast et kui A oleks 0, siis ei tekiks meil üldse seda kujundit siia. Seega kogu lootus on nüüd panustatud sellele teisele võimalikule A väärtusele. Ja see on siis, kirjutan siia kõrvale edasi või natuke edasi, jah. Nii, ruutjuur 3 miinus 9 jagatud 2-ga korda A miinus 90. Mis sellega nüüd edasi teha? A võrdub siit, panen siia alla nüüd, A võrdub miinus 90
jagatud ruutjuur 3-st miinus 9-ga ja veel korda 2. Edasi, see on miinus 180. Ja all on ruutjuur 3-st miinus 9. Ja mulle tundub, et oleme leidnud lõpliku vastuse. No seda võime muidugi kontrolli mõttes välja arvutada. Siin tahtsin kasti teha. Et see on siis see põhiserva pikkus, mille korral ruumala on maksimaalne. Ja kui see nüüd välja arvutada, palju see tuleb? Selle ülesande puhul ma lausa tunnen seda 20 punkti väärtust. Miinus 9. No see on umbes 25. No see on ligikaudu 25. Tegelikult ma tahaksin siia nüüd kirjutada selle asja ümber ka, et põhiserva pikkus mille korral torniruumala on suurim on miinus 180. Tegelikult selle saaks ilusamalt ju ka kirjutada, sest kui me võtame siin all miinuse ette, siis miinused lähevad ära, saame 180 jagatud 9 miinus ruutjuur 3-st meetrit. Vot nii, see võiks siis olla lahendus. Ja kas me saame seda kuidagi kontrollida ka, et milline siis oleks, kui see A oleks, kui see ruumala meil on siin üldse, noh, B tuleks siis ka välja arvutada. Teeks siia ülesse nurka, kui palju siis B võiks olla. B on ligikaudu, kui A on ligikaudu see 25, no siin võiks jälle kalkulaatorit kasutada. –90 miinus 3 korda see asi jagada 2-ga ja saime 8. B on ligikaudu 8 meetrit sellisel juhul. Ja F, aga tegelikult F-i meil siin ei olegi vaja praegu selle ruumala arvutamiseks ju, et palju see ruumala siis oleks sellisel juhul.
see esimene oli see. See on vaja võtta ruutu ja korrutada veel B-ga. Ja sellele tuleb liita SQRT 3-st korda A kuubis jagatud 6-ga. Saame 9201 kuupmeetrit selle asja puhul. Nii, ja me võime nüüd testida natukene väiksema ja natuke suurema A-ga ja vaadata, mis juhtub. Kuidas nii? Kui A võrdub 24 meetrit, siis B on ligikaudu, või B on isegi täpselt, eks vaatame. B oli siis 90 ja ma kustutan selle ülejäänud osa siit ära. B on siis 9. B on 9 meetrit ja ruumala võrdub sel juhul üheksa, 1, 7, 5 ligikaudu 1, 7, 5 kuupmeetrit. Ja näeme, et see 9175 on tõesti väiksem kui 9201. Ja nüüd ma proovin veel teistpidi, et kui A võrdub 26 meetrit, siis B on 6 meetrit ja ruumala $9130. Nüüd mõlemal juhul on see väiksem kui 9200 kuupmeetrit. Nii et mulle tundub, et saime õige lahendi, aga nüüd oleks ilus proovida seda joonist teha ka GeoGebras. Ei, see ei ole küll GeoGebra. Kus sa oled, GeoGebra? Kas sa oled siin? Ja siin sa mul oledki. Noh, loe ennast ära nüüd. Võtan mingisuguse suvalise siit lahti, et oleks võimalikult kiiresti võimalik midagi sellega teha. Nii, see tuleb avada rakenduses. Nüüd selle kinni panna. Ja siit saab valida uue.
see on nüüd kahemõõtmeline, seda ma ei taha, ma tahan kolmemõõtmelist. Ja selle võib üldse kinni panna siis. Natukene sätteid ka näha. Ja siin on see kolmemõõtmeline vaade, kuhu me saame hakata seda ehitama. Meil on teada antud juhul, hakkan lõpust pihta. A väärtus on teada. On seda, panengi siia selle arvuna eraldi kirja. See on 180 jagatud 9 miinus ruutjuur 3-st. Ja nüüd võiks teha kuskile mingisuguse punkti, näiteks koordinaatteljestiku 0 punkti, 0, 0, siit võiks pihta hakata ja teha lõigu selle pikkusega. Lõik A. Mitte kuhu ta nüüd tuli, see läks päris suureks. Seda peaks siis palju väiksemaks tegema. No nii, nüüd on see näha A-st B-ni. Ja et teha ruut, kas me saame ruutu siia otsa teha? Ei saa. Me saame hulknurka ainult teha. Oleks vaja nüüd ka mööda rohelist telge liikuda sama kaugele. Seega on vaja veel mingisugust punkti. Kui me lähme mööda, mis ta siis nüüd on, Y-telge või? Ei, nüüd lähme mööda X-telge. Siis on 0 ja A. Tekkis punkt C. Ja nüüd on vaja lõiku A-st C-ni. Ja siis on vaja veel ühte punkti, milleks on A ja A. Ja nüüd saame hulknurga tekitada. Hulknurk A, B, C, D. Ei. A, B, D, C. See on nüüd põhi. Ja samasugune põhi tuleks tekitada kõrgusele B. See on 90 miinus 3 korda A. Ja see on vaja jagada 2-ga. Siin on see E nüüd. Seega nüüd oleks vaja teha need punktid kõrgusele E samuti. Ma ei tea, kas siin äkki saaks kopeerida ka mingit hulknurka. Kopeeri vaba objekt. Ei, las ta pigem olla. Ma teen need punktidena. Ehk siis kõigepealt 0, 0 ja E. Aga jah. Nüüd siis paneme mööda rohelist telge. Seal on kõigepealt siis A, 0 ja E. See läks hoopis sinna nüüd. Ja küll, siis on 0 A ja E. Ja lõpuks on A ja A ja E. Ja nüüd on vaja teha teine hulknurk. Või äkki saab siin juba, kas siin on risttahukas? Ei ole. Mis asi see oli? Risttasand.
kuidas siin saab ristahukat üldse, kuidas see inglise keeles võiks olla? Siin on ruumala, püramiid, tegelikult siit menüüst saab ju ka vaadata, mis siin olemas on. Prisma, kuup. Äkki siis prisma, jah. Okei. Oleme prisma. Hulknurk ja kõrguse väärtus. Siis mul neid punkte tegelikult vaja ei läinudki. Hulknurk oli Q1 ja kõrgus oli E. Ja nüüd on olemas torni alumine osa. Ja sinna peale on vaja ehitada püramiid, hulknurk ja kõrgus. Väga hea. Mitte hulknurk. Oota, kas siis on vaja ikkagi teist hulknurka veel? Muidu ta paneb põhja peale ja ehitab selle püramiidi sinna torni sisse. Hulknurk E. Mis need tähed nüüd on siis seal? F, K, G, niimoodi ja võib-olla Q2 tekkis ja nüüd on püramiid Q2 ja mis see püramiidi kõrgus oli? Selle ma arvutasin ju ka välja. Ruutjuur 3 korda A jagatud 2 korda A jagatud 2. Selline huvitav torn. Et sellisel juhul on see maksimaalne. Ja nüüd ma teen niimoodi, et ma selle, kuna teised on kõik A-st sõltuvad, et kas seda A-d ei saaks kuidagi slaideriks teha. Ma saan küll duplikeerida, aga okei. Ma püüan teda natukene nüüd väiksemaks teha. Ja väiksemaks ma saan teha näiteks niimoodi, et mitte 180, vaid 179. Ei, ma panen ikkagi 180, sest ma tahan ju ruumala tegelikult hoopis välja arvutada. Ja selle võiks ja välja nüüd tuua ka ruumala. Aga mis ta siis nüüd on? Ma ei näe seda siin. Selle korraks siit ära nihutama. Oli see D. Hoopis I oli. Okei, toome tagasi. Nii, ruumala, kas ma siia nüüd kirjutada saan? Ruumala ja I. Ja nüüd võiks selle tekstina siia kuskile panna ka, ei mitte punkti, tekst on siin. Näiteks siia. Lisavõimalused. Ja mis täht see nüüd on? J. Tegelikult ma tahaks kirjutada kõigepealt. Ruumala on Jütte, jah. Et me näeksime kogu aeg seda siin pildi peal. Ja nüüd me saame üleval teha näiteks natukene väiksemaks ja me näeme, et kuidas ruumala muutus. Vaata, praegu on 4300 midagi. Ma teen nüüd undo. Ja vaata, enne oli ka 4385, nüüd on 4312. Okei, võtan jälle tagasi, 4385 ja panen 181 ja saame
oi, aga nüüd ma sain 4458 lausa. Ehk siis ma suurendasin praegu A-d minimaalselt. Ja ma sain suurema ruumala. Seega siin võib kuskil olla arvutuskäigus viga või. Vaatame, kas me saame seda hästi palju ka suurendada. Võtan selle praegu tagasi ja panen siia näiteks 281. Siis tekib veel väga suur ruumala. Mulle tundub, et ta arvutab siin seda ruumala lihtsalt valesti, sellepärast et me ju näeme, et praegu see ei ole enam üldsegi mitte see torn, vaid see püramiid kukkus nüüd siia torni sisse ära. Mis ilmselt hakkaski toimuma. Kui seda nüüd hästi palju suurendada, siis me ilmselt näeksime ka seda jama, mis siin nüüd toimub. Kui, vaata siin on praegu 181. Noh, paneme 191. Vaata 191-ga ei juhtunud seda jamana. No, kus see on nüüd? Noh, väiksemaks. Ei juhtunud mingit jama 191-ga ja ruumala on suurem. Aga kas tõesti siis? Aga kui ma paneksin siia näiteks 220, Oota, mis nüüd juhtus? Nüüd me näeme, et see püramiid läks põhja 220-ga. Aga 200-ga, huvitav, 200-ga ta veel ei ole põhjas. 195. Nüüd läks veel suuremaks. Aga 200-ga ta läks väiksemaks, jah? Okei, siis peab suuremaks tegema. Näiteks 220. Seda me proovisime. 210. Ja 215. No, me näeme, et see püramiidi ruumala on küll tohutult suur ja see alumine osa läheb järjest väiksemaks. Nii, 215. No, 217. Mulle paistab, et kuskil seal 217, 218, 219 äkki seal. Nüüd läheb see B nulli läheduseks, eks, kus see B on üldse. Või see E, mis meil siin oli. Siin üleval kuskil. Jah, 0,01 on praegu 218-ga. Et siin võib olla, et on kuskil sees mingisugune viga, sest praegu see ruumala on tõesti väga suur. Ma vaatan igaks juhuks veel üle kogu selle lahenduskäigu. Et on ju see joonis sarnane sellele, mis sai GeoGebras tehtud. Et viga võib olla nii siin kui seal, see on nii kompleksne ülesanne. Sai siin välja kirjutada need ruumala valemid, püramiidi ruumala, põhjapindala ja kõrguskord jagatud 3-ga. Nii, ja see kõrgus on see F siin ja alumise ristahuka või ruumala on põhjapindala korda selle kõrgus. Ja siis ma tegin selle ristlõike siia. Oli teada, et põhiserva pikkus no, seda ei olnud teada, ma lihtsalt tähistasin selle A-ga
siis kõrguse B-ga ja selle ristauke kõrguse siis, ristauke osa kõrguse. Ja nüüd see ülemine püramiidi ristlõige pidi olema võrdkülgne kolmnurk. Seega, kui siit ülevalt otsa alla tõmmata kõrgus F, siis me saame selle Pythagorase valemi järgi arvutada. A-ruut pluss B-ruut on C-ruut, seega B-ruut on näiteks C-ruut miinus A-ruut. A-ruut miinus A-kahendiku ruut. Seega A-ruut miinus A-ruut jagatud 4-ga. 4 A-ruut 4-ga miinus 1 A-ruut 4-ga on 3 A-ruut 4-ga. A ja 4 saame, A-ruudu ja 4 saame siit niimoodi välja tuua A-ks ja 2-ks ja alla jääb 3. Nüüd mulle tundub, et F on siiski õige. Aga seda me saaksime ju GeoGebras järjest kontrollida ka, kui sinna tekitada see. Kui sinna tekitada kogu see asi, selle, ma ei tea, miks ta nii suurelt näitab seda, taha siia mingisugust teksti teha ja liiguta just nimelt. Nii, selline ta on. Vastavalt minu andmetele. Ja see tuleks nüüd teha mingisugune keskpunkt, et saaks hakata seda ristlõiget siia tekitama. Aga kui ma siit nüüd näeksin, mille kohta ma selle keskpunkti teen, mul see lõik AC peaks kuskil olema ja nii, kus ta on, noh, kus on AC, see on G. See on G ja siis teine on B. Keskpunkt G. Ja siis on veel ristasand saab ju ka tegelikult panna, aga see on punkt ja sirge, ei, seda ei tee. Keskpunkt B või? Jah, läks õigesse kohta. Ja nüüd lõik NO tekkis siia. Ja mis meil siin üleval on? Mis tähistus see on? Oleks vaja teada, mismoodi see siin tähistatud on. See. Vaat täpselt see asi. Kus ma näen selle? See on mingi lõik. Mis asi? On see tugev T-täht või? FK ja Q2. Kus on FK ja Q2? See on, kas see on F1? Siit hästi ei näe seda. Keskpunkt F1 ei ole. Niimoodi. Ja siia vastu, nüüd saab selle ühe lõigu ära teha siia. Lõik O B. Nüüd sama asi teisele poole, siin on N, aga mis asi see on? See on GEQ2, see on G1. Keskpunkt G1. Mis siia tekkis nüüd Q? Lõik NQ. Ja lõik.
mul ei ole praegu vaja lõiku. Nüüd on vaja hakata sinna üles toppima. Nüüd on vaja siia M-i ühendada. Lõik OM. Ja tegelikult nüüd võiks juba teha selle hulk nurk M, O, ei mitte O, M, Q, N, O, P. Aga see on ju täitsa jama siin praegu. Ta näitab, et selle ümbermõõt on lausa 460. See on ju 90-st väga kaugel. Pilt näeb küll väga ilus välja, aga see ei klapi enam nende andmetega. Siia tekkis üldse võrdkülgne kolmnurk. No ilmselt tekkis. Palju see siis on? Mingi M1 või? Mis ta siis on? M1 ja 24,77. Siis on NO hulknurk 1. See on see. Ja siis on PM hulknurk 1. Jah, paistab küll, et muidu kõik nagu klapiks, aga midagi on väga viltu siin. Et see ei anna kokku 90. Huvitav küll, kust see viga siis võib tulla. Sest 3 A-d ja 2 B-d peaksid andma ju kokku 90, aga kui meil on 3 A-d, see teeb umbes 75. Ja mis see kõrgus meil oli, see E? Kus on E? Kus on E? E oli umbes 8, 16. Ei, siis peaks tulema küll. Aga see on nii veider. Sest kus see A on? A on lihtsalt mingi väärtus, on 25. Või mida see nüüd üldse näitab? See näitab mul pindala ju, muidugi. See näitab pindala. Aga mul on vaja ümber mõõt hulk nurk 1, 90. Et see klapib. See klapib. Et tõepoolest selle ristlõike ümbermõõt on 90. Nii, mida me veel pidime kontrollima? No me saame siit jooniselt ka näha, et tegemist on ruudukujulise põhjapindalaga. Tegemist on korrapärase püramiidiga. Katusristlõige on võrdkülgne kolmnurk. Aga kuskil on ikka mingisugune tohutu jama. Ja jama seisneb selles, et kui ma seda A-d suurendan, siis ruumala ka suureneb. Siis B väheneb ja ruumala suureneb. Ma mõtlen nüüd loogiliselt oma arvutuskäigu siin läbi. On ju 3A plus 2B on 90. Ja nii, ruumala oli, mille ruumala see nüüd on? A ruut B, need on 2 ruumala kokku. Nii, see on ka õige. Siis on F, mille ma arvutasin ka välja õigesti. Ja siis ma tegin asenduse A ruut jagatud 3 korda siis ruuter 3 A-d 2. Nüüd ma võtsin need kokku, ruuter 3 ja 6 ja A kuup. Siiamaani peaks olema õige.
siis ma avaldasin 2b-d, 90 miinus 3a, seega b on siis see asi jagatud 2-ga. Siiamaani peaks ka olema õige. Edasi ruumala, kuhu ma olen ka b asendanud. See on siis a ruut korda kogu see b kupatus siin pluss see, mis üle jääb. Siis edasi a ruut korda 90 miinus 3a kuup jagatud 2-ga pluss ülejääk. Ja kui viia ühisele nimetajale, siis 270 a ruut miinus 9a kuup pluss ruuter 3a kuup. Nii, ja siis ma tegin sellest, võtsin tuletise. Seda võib ka muidugi kontrollida, kas ma selle tuletise õigesti võtsin. Derivative calculatoris. Derivative calculator. Siia saab sisse kirjutada selle, millest me tahame tuletist võtta. Antud juhul siis 270 korda a ruut 270 a ruut miinus 9a kuup pluss ruuter 3a kuup kuup ja see kõik on vaja jagada 6-ga. On õige, eks? Mis ta ütleb? Differential variable is set to x, but your function... okei. Siis tuleb panna options, paneme a. Okei, go. Ja mis me saame? Input first derivative on selline. Ahaa, ma olengi siis järelikult mingisuguse vea teinud. Et see siis ei olegi selline või? Et siin saab 3 astmes 3 kahendikku korda a ruut miinus 27 a ruut. Huvitav, et see 6-ga jagamine jääb siin alles. Äkki see on sama, lihtsalt teistmoodi kirja panduna. Võime proovida ju kalkulaatoriga, et kas see on nii või ei ole. Nii, 3 astmes 3 kahendikku korda, võtan a väärtuseks 2 näiteks. 2 ruut miinus 27 korda 2 ruut pluss 540 korda 2. Ja see kõik on vaja jagada 6-ga. Sain sellise. Ja nüüd ma proovin enda oma. Seda lillat osa ruutjuur 3-st miinus 9 jagatud 2-ga korda 2 ruut pluss 90 korda 2. Ja on küll sama. Lihtsalt on teistmoodi kirjutatud. Seega tuletis on mul ka õige. Kahju. Edasi ma olen pannud selle väärtuse võrduma 0-ga. Olen võtnud a sulgud ette. Siis sulgudesse ruuter 3 miinus 9 jagatud 2-ga korda a pluss 90. 1a oleks 0.
ja teine A tuleb siit. Ruutor 3 miinus 9 jagatud 2 korda A on miinus 90. Ja edasi, et A kordajast lahti saada, miinus 90 tuleb jagada siis ruutor 3 miinus 1 korrutada 2-ga. Ega miinus 180 jagatud ruutor 3 miinus 9-ga. Ja selle ma ju arvutasin enne välja, on see sama arv, mis on GeoGebraski. Ehk siis see A, mille korral peaks olema ruumala maksimaalne. Aga ometi me näeme, et see nii ei ole. Oota, mille ruumala ma seal GeoGebras üldse arvutasin? Need on nii palju juba toimetatud, mis asi see on? Ei, see vale asi. Nii, siin oli GeoGebra kuskil, jah? Ei. See on ka vale asi. On selle kinni. See siis või? Vot, see on õige. Mille ruumala ma siia üldse kirjutan? Siia teksti. Nüüd ma ei näe siin. Ruumala I. Muidugi, püramiidi ruumala arvutan. Aga mul on vaja selle alumise asja ruumala ka ju. Kus on see prisma? Kus see prisma on meil? Kus on prisma? Prisma on siin H. Või on see N? Oletame, et see on H. Okei. Ruumala H on selline. Ja nüüd tuleb kokku liita, oota, mis me saime S. Mis see ülemine ruumala oli? J. Seega J pluss S selline. Ja nüüd me hakkame jõudma sinna, kuhu vaja on. Oota, mis asi see nüüd on? Mingi F1. Ma ei tea, see on vale asi. Ja nüüd siia teksti tuleb panna, kus see teksti tööriist oligi, see. Ei, mitte see, ma tahan seda muuta. Kuidas ma seda nüüd muuta saan siis? Niimoodi. Siia tuleb siis hoopis S panna, oli S või? Ei olnud S. See on J pluss S, aga T. Okei. Hoopiski T tuleb siia panna. Nii, kust ma võtan selle T. See siin. Vot. Ja nüüd kontrollime. Vaata, siin on 9200 umbes. Nüüd ma teen ta natukene väiksemaks. Ja näeme 9199. Ja nüüd ma teen seda natukene suuremaks. Ja saame ka 9199. Nii et arvutused on ilmselt ikkagi kõik õigesti tehtud. Ja 20 punkti välja teenitud.